Nii palju, kui minu kogemus näitab kas minu enda pealt, minu enda kogemusest või ka koostöös minu klientidega, siis see on ikkagi selline tubli lapse sündroom või selline perfektsionist, kes arvab, et tema suudab kõike. Ehk et selle taga on ikkagi see, et sa tahad, iseenesest ei ole ju halb, eks, inimene tahab anda ennast maksimumi, ehk et ta tegelikult hoolib. Ja siis ta hakkab, ütleme, et kui sul on väga suur kirg oma töö vastu, siis sa oled sellises voolavuses ja sa unustad nagu muu maailma ja sa ei pane tähele, eks. Ja ühel hetkel sa oled õppinud olema tugev, sa oled õppinud olema see, kelle peale alati loodetakse. Ja sul on selline alateadlik soov, et sa ei taha kedagi alt vedada. Et see võib olla ka teadlik vahel, et ma ei julge näiteks rääkida mingitest probleemidest, mis on ilmnenud või ma enam ei jaksa, eks ju. Aga väga sageli on ka see, et sa tegelikult nagu ei anna talle sellist nime, et ma enam ei jaksa või et ma ei julge rääkida, vaid sa lihtsalt oled selline jah-inimene, imposter sündroom on, eks ju, üks, mis sellele kindlasti õhutab, aga et sa oled alati valmis kõik enda peale võtma, sa tahad panustada, sa arvad, et sa suudad ja jaksad. Sa tegelikult nagu arvad, et selline vaikimine ja kõike teha jõudmine, et see on tugevus, eks. Et see võtab väga palju aega ja õppimist, kui sa saad aru, et tegelikult on tugevus haavatavuse näitamine ja asjadest päriselt rääkimine.